Tervitada Raadio 2 mikrofoni ja Eesti Televisiooni kaamera juures järgmist esinejat Silvi Vrighti. Ja Silvi, milline on tähtede seis lauluvõistluseks? Ma arvan, et kuidas kellelegi. Eelkõige soodustab ta nende esinemist, kelle päikesemärk on kas vee või maamärgis. Ütleme sõnnid, neitsid, väid, kalad. Sinul on? Jaa, üpriski. Kas nüüd see uus alanud eurolaul annab lootust ka Eesti lauluvõidule taas Maaremaal? No mina olen alati lootusrikkalt tulevikku vaadanud ja kindla peale see annab väga palju inspiratsiooni või tähendab põhjust, miks kirjutada laule. Ja ma loodan, et see ei jää mitte ainukeseks võistluseks, kuhu eriloojad peaksid pingutama, sest Eesti laulude defitsiit on ju teada, igaüks räägib, et ei ole midagi laulda. Loodame, siis nüüd hakkab olema. Ja sinu kõige kaunim või eredam mälestus Eurovisiooni lauluvõistlustelt üldse? Ma ei tea, mis ta eesnimi oli, aga sa tead äkki või? No igatahes Harold Logan Iirimaalt. Aitäh sulle, Silvi, ja parimate soovidega lavale minnes, et orkester oleks täna täiesti häälest ära. Mille peale on, mina ka. Aitäh. Nagu merelaine on tänase võistluse eelviimane 9. laul. Selle esitab Silvi Vright, dirigeerib Urmas Latikas. Ma saabun salajan kui laine, mis randa merepaiku viib. Ja meremaik mu huulte peal on maine, kuid rõivas võbeleb kui tiib. Alla võin, kui jää või tuli kutsu kõigi unistuste tuum ja valgelööga madustruum. Endani sulle tõin ma, kuigi tean, et homme võin ma muutuda vaid nimeks sinu suu. Ja muutun samuti kui laine, mis piire millekski ei pea. Sa oled mees ja mina olen naine, tean mõnda, mida sa